Kas sa oled mõelnud, mis asjad on metafoorkaardid? Räägin sulle natuke metafoorkaardite olemusest ja lühiajaloost ning sellest, kus ja miks neid kasutada. Minu nimi on Kristina Tamm, olen transpersonaalne psühhoterapeut ja töötan inimestega individuaalteraapias väga tihti metafoorkaardite abil, sest see on kiirlift ja otsetee inimese alateadvusesse. Seda ratsionaalset mõistusepõhist juttu räägib inimene kodus ka endale tundide kaupa. Selle jaoks ei ole enam teraapias aega ja mahtu. Meil on vaja jõuda juurpõhjusteni ja need asuvad meie alateadvuses. Igas inimeses on olemas tema isiklik tõde tema enda sees. Kõik vastused on seal. Aga see terav mõistus takistab nende vastusteni jõudmast. Ja metafoorkaardid on siis need, mis seda teed lühendavad ja viivad otse juurpõhjusteni. Sõna metafoor pärineb kreekakeelsest sõnast. Ja see tähendab ülekannet. Ja metafoor ongi midagi sellist, mis kannab tähenduse ühest olukorrast teise. Näiteks kannab tähenduse pildilt sinu mõtetesse. Metafoorkaardid aktiveerivad alateadvuse ja võimaldavad meenutada alla surutud ja blokeeritud mälestusi ja tundeid. See on tõeline mõistusest mööda hiilimise protsess ja alateadvuse sügavuste avamiseks kulub ainult paar sekundit. Kaardid aitavad aeglustada ja süvendada protsessi. Kuna metafoorkaarditele ei ole andnud mitte keegi konkreetset tähendust, siis nad võimaldavad mõtlemist ühenduste kaudu laiendada. Ühel ja samal pildil näevad inimesed täiesti erinevaid asju ja nendes tulevad üles nende isiklikud kogemused. Sellest tuleb ka ühe ja sama pildi erinev tõlgendus inimeste poolt. Ja metafoorkaardite puhul ei ole olemas valesid tõlgendusi. Ongi igaühe isiklikud kogemused. Esimese metafoorkaardite paki lõi Kanada kunstiajaloo teadlane Eli Raman. Talle meeldisid väga pokkeri mängukaardid ja ta tahtis tuua kunsti inimestele lähemale. Et inimesed ei peaks minema kunsti vaatama ainult galeriidesse ja muuseumitesse. Esimene kaardipakk, mis välja tuli metafoorkaarditest, on OH kaardipakk. See on nagu inglise keeles üllatust väljendav sõna. Metafoorkaarditel puudub kindel strateegia ja siin on väga palju erinevaid kasutusvõimalusi. 1983 aastal kohtus Eli Raman Moritz Egertmeieriga, kes nägi OH kaardites võimalust panna inimesed rääkima ehedal viisil oma teemadest. Kogu kontseptsioon sai inspiratsiooni gestaltpsühholoogiast, humanistlikust psühholoogiast ning Jungi ja Campbelli tööst metafooride kallal. Ta nägi metafoorkaarte tõelise eneseväljenduse viisina. Siit edasi hakkas sündima väga palju erinevaid metafoorkaardipakke. Nii pildikaarte, abstraktseid kaarte, sõnakaarte. Kõik need kujutavad erinevaid olustikke, maastikke, situatsioone, igapäevaseid esemeid, igapäevaelu. Paljusid kaardipakke on võimalik kombineerida omavahel, näiteks sõna- ja pildikaardipakke. Metafoorkaarte ei kasuta tänapäeval ainult psühhoterapeudid. Seda võivad kasutada ka sotsiaalpedagoogid, kunstiõpetajad, kirjanikud, meeskonnatreenerid, koolitajad, coachid, personalijuhid, kõik, kes on huvitatud enesearendusest. Metafoorkaarte saab kasutada nii diagnostikaks kui võimete arendamiseks, gruppide soojendamiseks, tegelike vajaduste diagnoosimiseks, ka mängudeks. Ja kõik see tahab toimuda ilma reegliteta erinevate viiside tulemusel. Metafoorkaardid on nagu professionaalne abipsühholoog, mis võimaldab inimeste vahelist suhtlust ja toetab isiklikku loomingulisust. Metafoorkaardid aitavad viia teadvustamiseni. Seosed, mis tekivad, aitavad viia lahendusteni, näha oma tugevusi ja nõrkusi nendest vaatenurkadest, kus sa pole ennem osanud vaadata. Kõik mõtted ja tunded tekivad isikliku kogemuse põhjal. Kõik, mis inimesest tuleb, on tema sisemine tõde. Nõustaja ülesanne on küsida ainult toetavaid küsimusi. Metafoorkaardid stimuleerivad ja äratavad järgmisi protsesse. Nad asetavad su olevikku ja aitavad sul mõista, mis sinuga toimub. Nad aitavad võimaldada su ratsionaalsest mõtlemisest mööduda. Nad aitavad mõistuse ja alateadvuse vahelise dialoogi loomisele kaasa, aitavad tundeid ja sündmusi väljendada, sõnastada ning konkretiseerida. Metafoorkaardite protsessi keerukus vähendab sinu enda kaitset ja sisemise kriitiku häält, aitab aktiveerida loovat mõtlemist ja annavad
uue vaatenurga sinu olukorrale. Metafoorkaardid on nagu sillaks parema ja vasaku ajupoolkera vahel. Intuitsioon, pildid ja loovus on parema ajupoolkera teema. Vasak ajupoolkera aga kasutab sõnu ja säilitab reaalsust aju. Metafoorkaardil oleva kujutisega kohtumine äratab igasuguseid tundeid. Loogiline mõistus ei ole igasuguste konfliktide lahendamisel abiks. Kuid metafoorkaardilt saadav vaatenurk annab uue huvitava lahenduse. Metafoor kui parema ajupoolkera keel aitab purustada mõtlemise ja käitumise negatiivse nõiaringi ja luua selle abil kasuliku muutuse. Metafooride keel võimaldabki inimesel tema kaitsemehhanismidest üle hüpata. Metafoorkaarte saab kasutada kahel viisil, avatud kaarditega. See on protsessi juhtimise võimalus ja suletud kaarditega, mis on selline rohkem õppetunni koht ja hea sirutuse võimalus. Metafoorsed projektsioonid käivitavad fantaasia. Fantaasiasse tagasiminekul toimub meil lapselik käitumine. Ilma hinnangute ja kriitikata käitumine, see on tervendav kogemus. Kui vahel meil on tunnete verbaalne väljendus blokeeritud, siis metafoorkaardid aitavad ennast väljendada. Metafoorkaardid aitavad ka sinu enda sisemist intuitsiooni rohkem usaldada. Kogu tõde on sinus endas sees olemas. Meil ei ole vaja minna kuhugi selgeltnägijate juurde, et nad ütleksid, mis on meile parim. Me teame ise, mis on meile parim, aga me lihtsalt ei pääse oma targa mõistuse tõttu sellele vastusele ligi. Ja metafoorkaardid on siis värav sinu alateadvusesse, kus asub sinu enda sisemine tõde ja vaadates kaarti ja saades sealt oma projektsiooni ja peegelduse, saad sa endale kõige õigema vastuse, mida mitte keegi teine ei saa sulle teada ja öelda sulle. Sinu mõistus ei pea leidma loogilist seletust nendele projektsioonidele, mis nendest piltidest tulevad, aga sinu alateadvus teab, mis on õige. Kus metafoorkaarte kasutada? Kui sul on mingi küsimus või olukord, kus sul pole aimugi, kuidas vastata või kuidas seda asja lahendada, siis kui sul on vajadus iseendasse vaadata, aitab erinevaid olukordi läbi mängida ja optimaalset teed valida, aitab uurida oma tundeid, aitab fantaasiarikast mõtlemist arendada ja loovust aktiveerida, aitab uusi ideid leida, edendab suhtlemist ja kontakti teiste inimestega, aitab eesmärke saavutada ja sisemisi psühholoogilisi tõkkeid eemaldada ning ressursse ja võimalusi leida. Näiteks valik alateemasid, kus metafoorkaarte kasutada, perekond, suhted, lapsed, kolleegid, karjäär, töö, raha, projektid, äri, eneseteostus, loovus, hobid, tervis, sisemaailm, ressursid, eesmärgid. Metafoorkaardid erinevad tarakaarditest selle poolest, et tarakaarditele on antud konkreetne tähendus. Kui seal on ikkagi torn, siis see torn tähendab väga konkreetselt ühest tähendust. Kui aga metafoorkaardi peale on joonistatud torn, siis selle tähendus ei ole see, mis on tarakaardide tähendus. Selle tähendus on see, mis inimese iseenda seest välja tuleb ja see, mis tema seest välja tuleb, see peegeldus on tema enda kogemustest, tema enda sisemistest alateadlikest unistustest, soovidest ja reaktsioonidest. Ja sealt tuleb see vastus, mis on siis inimese enda sisemine tõde. Seetõttu metafoorid on kaardid, mis sobivad kasutamiseks mitte ainult professionaalidele, vaid ka nendele, kes soovivad enesearengut ja kes soovivad sõbrannade ja kolleegide seltsis mõnusalt aega veeta. On olemas väga lihtsaid meetodeid ja ilma, et sa peaksid teadma midagi väga suurt ja sügavat ja psühholoogilist inimese hingehelust, võimalik teatud küsimustele vastates saada endale vastused. Kutsun sind läbi tegema metafoorkaardite koolitusi, et saaksid endale juurde kindlust, kuidas neid kaarte kasutada. Ja kui sa soovid töötada professionaalina, nõustades kliente, siis on olemas jätkukoolitus, kus on väga fantastilisi erinevaid kaardipakke kasutades võimalik saada väga edukaid tulemusi. Mina puutusin ise metafoorkaarditega kokku aastal 2013 ja õppisin neid tundma Ofra Ajaloni käe all, kes on siis Iisraeli psühholoog ja pereterapeut. Ofra on teinud kaarte tsunami katastroofi ohvrite toetamiseks ja kriisiga toimetulekuks. Ja kui mina temaga esimest korda kokku puutusin, siis ma teadsin kohe, et see metafoorkaardid on üks nendest paralleelteedest, mida mööda ma oma elus siis praegu käin ja see on see kõige õigem töövahend minu jaoks. Ja olles siis saanud sealt väga suurt inspiratsiooni, olen ma loonud ka suure hulga metafoorkaardi pakke tänaseks, mille leiad samamoodi kodulehelt e-poest
metafoorkaardite alamkategooriast. Koolitusel kasutame minu metafoorkaarte, mida siis saad ka koolituse lõpus soovi korral osta, et asuda kohe juba järgmine päev praktikasse panema uusi oskuseid. Mina olen ise pildistanud juba väga varasest lapsepõlvest peale 10. eluaastast ja kui ma pilti teen ja läbi objektiivi seda vaatan, siis pilt räägib minuga. Seal on sõnumid ja kuna need pildid on väga palju minuga rääkinud, siis ma tundsin ka ise väga suurt soovi selles maailmas edasi olla ja luua metafoorkaarte, mis oleks abistavaks töövahendiks nii mu enda klientidele kui ka teistele, kes tegelevad inimhingega või soovivad gruppe soendada. Igal juhul on metafoorkaardid üks teekond, et kui sa sinna sisse astud, siis sa näed, kui fantastilisel moel see kõik töötab, kui super hästi saad sa endale vastuseid ka siis, kui sa ei tea mitte midagi psühholoogiast ja nõustamisest. Kohtume koolitusel.